tere, armas Üksvägi! Kuidas mind on näha? Eile jäi vahele, täna olen ma siin teie ees. Kas on kosta, kas on kuulda? Igal juhul mul on rõõm siin teie ees olla. Ja kohe vaatame ka, kas on seda kõike näha ka Facebookis praegu. Jah, on näha. Suurepärane. Kallikesed, ootan teid eetrisse. Kirjutan teile siia, et kohtume. Tulge kohale. Elle vaatab. Kes veel vaatab? Tere, kulla. Tere, Elle. Elle tuleb mulle reedel külla. Oli vist reedel. Igastahes ma olen väga põnevil. Jee! Kirjutage tere, öelge, kus te vaatate. Ja täna ma siis räägin siuksest asjast, mis on üli oluline teadvustamise koht. Kas su nähtavus on ohutu? Kas su nähtavus on ohutu? Ja ma küsin seda spetsiaalselt sellepärast, et sa teadvustaksid, et kui sinu maailmas on veel mingisugust hirmu, siis sa alati tunned ennast mingis kohas kartlikult või ebaturvaliselt. See tähendab seda, et sa oled kusagil iseenda reaalsuses veel sellises kohas, mis ei luba sul olla täielikult kohal. Ehk siis sa pole teadvustanud iseendale, et sa oled armastusvalguse tõde. Et sa oled armastusvalguse tõde. Et kui su keha ei tunne ennast nähtavuses turvaliselt, ei saa sinu valgus täielikult avaneda. Sa ei saa olla kohal, sa ei saa olla oma väes. Isegi kui su meel tahab nii väga seda teha. Ja tere, kallid, tulge eetrisse. Vaata, kes te vaatate, Ove, tere! Ove on muidugi väga erakordne näide sellest nähtav olemisest. Ma teen täna esimest korda häält. Sellepärast mu hääl on natuke kähisev. Tere, Janeli! Oi, kui armas sind näha! Tervitused Tartust, Liina, Ove, Lea, tere päevast! Tore on kohtuda, tõesti. Ehk siis ma lähen täna selle koha juurde, et veel kord, sa ei saa jääda kohale, sa ei saa olla konstantselt lõdvestunult kohalolus igas hetkes, elada, hingata. Kui sul on kusagil sinu reaalsuses on veel mingisugune komponent, et on ohtlik. Et sa pead kuidagi valvel olema, sa pead kuidagi kaitsma, sa pead kuidagi tšekkima. Ja pane tähele, pead. Et kui keha ei tunne ennast nähtavuses turvaliselt, ei saa sinu valgus täielikult avaneda, isegi kui meel tahab särada. Vaat see on see asi nüüd, mis juhtub Lady Grace'i programmis naistega. Nad kukuvad oma kehasse. See on see asi, mis toimub Lady Grace'i õhtutel, et me kukume oma peast kehasse ja julgeme seal selles turvalises keskkonnas olla. Meie peakene loob nii tohutult palju igasuguseid lugusid, miks ei ole turvaline, kõik minevikulood ja kõik asjad. Ja ta toodab seda kogu aeg sulle siia ette, et sa justkui pööraks sellele tähelepanu ja usuksid seda. Et see on kõik alateadvuse programmid. Ja nüüd igal sekundil sa saad lihtsalt oma teadvusega otsustada, et mind ei koti. Ma nüüd valin selle kohalolu, et ma saaksin särada täielikku sees. Me naised oleme nagu nii palju olnud eraldi oma kehadest. Me oleme peitnud ennast aegade algusest. Ma ei tea, erinevates riikides on erinevad kultuurid, eks ju, see on kõik nagu meele loodud, eks ju, kultuur on ka üks meelesagedus või meele siuke vorm, mis me nagu loome iseendale. Et me peidame, väga paljud peidavad oma keha, ei julge tulla eetrisse, tulla minuga siia live, eks ju, või siis lihtsalt kõnelda minuga.
see on hirmus paljudele. Miks? Sellepärast, et ma näen kõike, ma ei karda olla pimedas, ma ei karda mitte midagi, sest et need naised, need mehed, need inimhinged, kes on kogenud julma, ma tahaks öelda sellist võiks öelda julma kohtlemist elus, siis te teate selle kohalolu väärtust. Aga see on mõnes mõttes natuke ka kahju, sest et mul nüüd tohutult tuul puhub, ma loodan, et see mikrofoni ei puhu, andke märku. Tere, Liivikallis ja Peipsi ääres oli ja et see ei tähenda seda, et justkui kannatused on eeltingimused selleks, et sa saaksid kehaga ühenduse, üldse mitte, vaid täielik tingimusteta armastus oma eluga, kõigega, mis on, mis oli, mis on su ümber, kes on su ümber ja iseendaga, iseenda minevikuga, iseenda kehaga. Kuidas selleni jõuda? Selleks on tarvis teha otsus. Mõistate? Et ma nii palju näen neid naisi, neid inimesi, kes mõtlevad ja teevad justkui midagi, teevad nagu peast lähtuvalt, et särada. Sära ei tule tegemisest, sära tuleb olemisest ja olemine on seotud sinu kehas olemisega. Sinu keha on sinu olemise instrument. Mõistad sa? Mis kui tore, et te siin olete. Mulle nii meeldib. Lea, tere, kallis. Sind pole nii ammu näinud. Ja nii palju on teid siin praegu vaatamas. No, aitäh! No. Ehk siis, mis tähendab üldse olla nähtav? Mis see on? Et nähtavus, see on olemine nähtav oma olemuses, energias, kohalolus ja loomingus. Sa oled täielikult nähtav, sa ei peida mitte ühtegi osa ala, et sinuga ma räägin nendest asjadest, sinuga ma ei räägi, selles kohas pole viisakas seda näidata, oi, ma nüüd panen omale jope selga, äkki paistab see koht minus välja. Vaid sa lihtsalt oled ja elad enda elu enese jaoks. See on see koht. On ju? Ja see ei tähenda ainult sotsiaalmeedia postitusi või avalikke esinemisi. See ei tähenda seda. Absoluutselt mitte. Et nähtavus on haavatavuse akt. Nähtavus on haavatavuse akt. Kuule seda sõna. Nähtavus on haavatavuse akt. Mis see siis on? See tähendab lubada iseendal olla nähtud oma tõelises valguses maskideta. Maskideta. Ja pane tähele, sind ei saa mitte keegi tegelikkuses näha, kui sa paned omale maski ette või kaitse ette ja peidad ennast füüsiliselt tasandil. Mul koer läks tervitama poega suure haukumisega, et raha ei saa sind näha, kui sa peidad ennast oma füüsilises kehas, kas või natukenegi selle hinnanguga, mis sa oled. Kui sa peidad mingisugused osi iseendas, raha ei saa sind näha. Kingitused ei jõua sinuni. Mõistad sa? Inimesed, kes on head, kes on lahked, kes on suursugused, kes on võimsad, ei leia sind üles. Sest sind leiavad üles ainult need inimesed ja see raha, mis hinnang on sul iseenda kohta. Kui palju sa iseennast peidad või ei peida. Oma kehaga füüsiliselt, nagu siin. Kas sa nagu kehastad seda nähtavust? Oma ebaperfektsust, oma pöörasust, kõike seda. Ja nüüd märka, et millal sa viimati tundsid, et sind tõeliselt nähti. Millal sa tundsid seda? Ilma hinnanguta. Millal sina tundsid seda, et sind tõeliselt nähti?
Ja miks on siis see tähtis nagu teadvustada üldse? Miks see nagu tähtis on või miks see oluline on? Et kas ma olen peas või ma olen kehas, eks ju? Et meil võib olla peas valmisolek olla nähtav, aga keha ei pruugi olla järele jõudnud. Sest sa oled üks. Siin ei ole eraldi seisvat aspekti. Et alateadlikud mustrid ja igasugused traumad ja igasugused kogemused loovad nähtavuse kohta vastupanu või ohtu. Ja vaata, selleks ongi tohutult oluline. Eile me rääkisime coachingus just sellega, et naised meil on tarvis naasta kehadesse. Naasta kehadesse. See tähendab seda, et teha trenni, seksida. Saate aru, seks on üks väga suur vabastamise vorm. See on omaette teema, muidugi sellest ei lähe praegu siia detailidesse, sest et must miljon hinnangut tuleb selle teemaga teil kindlasti ülesse. Teil on tarvis füüsiliselt liigutada, et tuleks energia kehasse kõigepealt. Et seda saaks ühenduse selle erakordse olevusega nimega keha. Ja vabastada endas need mustrid ja traumad. Et seda saab teha ise, see ei ole üldse mingi teema, on ju. Aga küsimus ongi see, kas sa oled piisavalt tugev ja kas sa tunnistad seda, et sa saad sellega ise hakkama. Minu teadvus ütleb, et jaa, me oleme võimelised seda tegema, aga ma mäletan neid kordi, kui mu selgroog oli nii nõrk, ehk siis minu enesekindlus oli nii nõrk, et mul oli tarvis abilist, mul oli tarvis peeglit, mul oli tarvis turvalist hoitud ruumi, et ma saaks ise astuda sellesse ühendusse iseendaga, oma kehaga, tulla kehasse ja integreeruda oma kehaga, kui see eraldus minu vaimust ja kehast kadus, läks kõik üheks. Vabandust. Nii et siis, et kui keha ei tunne turvalisust, aktiveerub selline kaitsesüsteem alati ja valgustab kokku. Sa ei saa särada, ükskõik kui palju sa püüad teha säramist. Elu ei ole tegemine, elu on olemine. Ja selleks, et sealt tegemisest välja tulla, ongi tarvilik väga lihtsad asjad. Hakka trenni tegema ja hakka vabastama kõiki neid asju. Lihtne öelda, ma praegu ütlen, eks ju, lihtne öelda, hakka vabastama neid asju, mis on kinni. Aga hakkab see pihta selles, kui sa hakkad füüsilise keha eest hoolitsema, naine. Väga-väga suur osa on selles. Lihtsalt, jah. Ja mida tähendab siis veel see asi, et mida tähendab olla kehaga turvaliselt nähtav, nagu pealkirjas on, eks ju. Keha tunneb ennast turvaliselt siis, kui ta ei pea ennast kaitsma. Ei ohu, hinnangute ega haavatavuse eest. Ehk sa võid julgelt nutta, sa võid julgelt öelda, et mul on praegu siin keeruline, siin on oht, ma ei soovi seda, eks ju. Ja isegi kui tulevad hinnangud, siis sa saad panna paika oma piirid, et see mulle ei sobi või et ma soovin hoopis seda. Vaat see on see koht, kus see turvalisus saab aset leida, eks ju. Ja kehaga turvaliselt nähtav olla tähendab, et sinu närvisüsteem on reguleeritud samuti ja maandatud ja kohal. Aga see saab tulla maandatusse ja kohalolusse ainult siis, kui sa ei ole enam võitle või põgene seisundis kehaga. Sest naise keha mäletab tohutult palju minevikust. Ja meil on kehas selline asi nagu fastia, mis salvestab igal sekundil kõik aspektid, kogu vägivalla, kogu perekonnasüsteemide, kõik võimalikud traumad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja selleks on vaja kehaga tegeleda. Ükskõik kui palju me siin peas sellest asjast aru ei saa, eks ju. Ehk siis, mida siis tähendab, et sa oled reguleeritud, maandatud ja kohal? See tähendab, et nähtavus ei vallanda. Et kui sa tuled nähtavale siia näiteks kasvõi siia eetrisse või sa hakkad pihta mingi asjaga, mille sa oled unistanud. Või sa lähed kuhugi, või teed midagi, mida sa pole kunagi teinud. Lähed kuhugi kohta, kõneled kellegiga.
kellega sa oled ammu tahtnud võib-olla kõneleda või ütelda midagi, mida sa oled alati tahtnud ütelda või tunda midagi, mis sa oled alati tahtnud tunda, siis see tähendab, et see nähtavus ei vallanda ellujäämismehhanisme. Ehk siis see julgus kõnelda, see ei vallanda neid aspekte, et ma pean kuidagi hakkama ennast kaitsma. See toetab avardumist. Mõistate? Närvisüsteem on selliselt reguleeritud, et sa oled maandatud ja kohal. Ja sa oled nii kohal, et ükski asi ei vallanda sinus ellujäämismehhanisme. Üks hea harjutus on see, mis te saate kõik teha, et kui sa vaatad oma keha, mõtle sõnale nähtavus, lihtsalt mõtle. Vaata seda, mida su keha tunneb sellel hetkel, kui sa seda tunned, eks ju. Et kui tekib mingi pinge või surve või hirm, lõdvestus või avatus, vaata, mis tekib. Sa oled nähtav, nähtavus. Tunneta seda. Vaata, mis te kirjutate siia. Tšau, Eve! Ja miks valgus ei saa avaneda? Valgus, mis tähendab valgus? Valgus ei ole lamp, mis põlema läheb, on ju. See on metafoorne. Aga valgus on see sära, see glow. See, kui sa vaatad mõnda inimest, kes on oma kehaga ühenduses, kes on nähtav igas aspektis. Ta ei peida midagi. Sa tunned selle energia ära, eks ju. Tema süda on lahti, ta on avatud, ta on ühenduses, ta on vägev. See on kõige suurem jõud üldse, mis saab eksisteerida. Ühendus kosmiliselt, vaimselt, südamega, hingeliselt ja olla siin nähtav. Eks ju? Et miks siis valgus ei saa avaneda, kui keha ei tunne ennast turvaliselt? Miks nii on? Isegi kui meel võib-olla tahab särada. Meel ütleb, et jaa, ma tahan särada. Jaa, ma justkui nagu särangi juba. Näe, vaata. On ju? Aga kui tihti on selline olukord olnud mul kursustel ja klassides, et kui ma ütlen inimestele, et kes on valmis nüüd päriselt rohkem vastu võtma raha või oled sa valmis vastu võtma erakordseid suhteid või kes on valmis? Tõstke käsi. Te võite ka öelda, kes teist on valmis? Ma küsin teilt. Kes teist on valmis? Kes teist on valmis rohkem vastu võtma? Kirjutage mulle siia kommentaari. Kes on? Ma taga ootan, sest et laivi viivitus. Kes teist on valmis rohkem vastu võtma? Eve plaksutab käsi. Kes veel? Lea. Jaa. Kes veel on valmis rohkem vastu võtma? Elle. Super. Nii. Ja kui ma nüüd ütlen teile. Ave. Yes. Ja kui ma nüüd ütlen teile, et kallis naine, kui ma oleksin praegu siin nagu füüsiliselt sinu ees, Kairi, yes, suurepärane, teil on kõigil valmidus, Janneli, siis tunneta seda tunnet, et ma ütlen sulle nüüd, ma kutsun su siia laivi, ma kutsun su siia ette ja palun laula siin Facebookis videosse üks laul. Palun laula Facebookis videosse üks laul. Ja tunneta, mida see sinuga teeb. Appi, ma kardan, oh my god, issand jumal, kuidas see peab olema? See on see energia. See on see ellusjäämismehhanism, mis aktiveerub sellel hetkel. See on see märguanne, et sa tegelikkuses ei ole kohal oma kehas. Sa ei ole ühenduses oma kehaga. Mõistate? Sest kui see hetk on käes, kui ma ütlen, et astu palun lavale ja laula üks laul täiesti võõrastele inimestele, siis tunneta seda tunnet. Pea võib öelda, mis see siis on, aga reaalselt, kui sa tuled kehaga siia ette praegu, olgu see videos või olgu see füüsiliselt, või ma kutsun siin praegu kohe kellegi laivi,
siis tunnetage seda, kuidas keha reageerib. Süda hakkab peksma, oh my god, issa, mis ma ütlen, oh my god, kuidas ma välja näen. Kõik see on märk sellest, et see ühendus kehaga pole veel turvaline. Mida su keha siis tunneb? See on see pinge, see surve, see kõik see, mis üles tuleb. Ja see on märk sellest, et meil on veel minna, naised, ühendusse oma kehaga. Et veel võib visualiseerida, afirmatsioone korrata, igast asju teha, eesmärke seada, aga keha on portaal. Keha on portaal valguse kehastamiseks. Mõistate, naised? Teie keha on portaal. Su sära tuleb läbi sinu keha. Ja see ei ole siin, et ma värvin huuled ära või ma panen mingisuguse kleidi selga, vaid see on raku tasandil energia. See on see, kuidas ma näen, et naised, kes on Lady Grace'i programmis, kukuvad kehasse iga jumala kord. See on see glow, see on see sära, mis tuleb läbi su keha, läbi su kogu olemuse nähtavale, mitte läbi su silmade, mida sa näed keha peal või naeratusena näos, vaid see on see taju energiast, mis on nähtav kogu planeedile. Jah. Ja et kui keha ei tunne ennast turvaliselt, siis ei saa ta avada neid kanaleid, mille kaudu valgus voolab. Kui keha ei tunne ennast turvaliselt, siis sa ei saa avada neid kanaleid, mille kaudu kogu sinu olemuse valgus nagu avaldub siin planeedil. Ja tulemuseks ongi nähtamatus, iseenese saboteerimine. Nähtamatult teed seda kogu aeg. Energiapuudus, väsimus, läbipõlemise tunne, et sa ei taha midagi. Või sa kogu aeg justkui üritad midagi teha, aga see ei toimi nagu kuskilt otsast, eks ju. Selline tunne. Ja see saab muutuma hakata, kes töötab minuga. Ma olen näinud nii palju neid muutusi üks ühele. Ma tunnen ka seda, kuidas siin laivides juba paljud asjad muutuvad, aga ma kutsun sind minuga kohtuma ja kõik, meil nüüd praegust päris palju siis nii-öelda valmistub minu Lady Grace'i brändis uusi vägevaid naisi, kes on selle programmi läbi teinud, olemaks see magnet, olemaks see panus, olemaks see tähesära sinu jaoks, kui sa seda valid. Ja ma ütleks, et mitte midagi ei kaalu üles seda tunnet iseenda pärast, olla see armastus iseenda jaoks läbi oma keha ja tunda füüsiliselt elu igas aspektis, moises aspektis, keha kaudu. Mul vahepeal ka pääl ära. Ehk siis see on ka üks asi, mida ma pole julenud kõnelda siin maailmas ja mu keha kanaldab hästi palju. Väga tihti, eriti laivides siin teie kehasid, ta kanaldab seda energiat ja ma tunnistan seda, varem ma pole tahtnud seda tunnistada. Et mul vahepeal kaob ära, siis paljudel inimestel tekib see koht, kus võib tekkida see koht, kus see tundub nagu, oh my god, mis nüüd saab? Eks? Ja seda kõnelda, seda energiat, mida ma siin kõnelen kogu aeg, sõnadega tuua nähtavale sinu olemust, mida sa ise saad kogeda, eks ju, et see on kogu selle asja kingitus. Ja see on nii ilus, kui kohata naisi või siis nagu näha naisi ja ka mehi. Ma töötan praegu ka ühe mehega, kes on mitte eestlane, kes on nii suur süda, aga ta on sellises toksilises suhtes, ta on sellises sõltuvuslikus suhtes, mida ta ei teadvusta ise. Sest see naine ei ole ühenduses tegelikkuses oma kehaga, vaid hinnangus oma kehaga. Hinnangus alateadlike mustrite pärast. Ja seda on huvitav jälgida seda dünaamikat, kuidas nüüd, mis siit süüd saab ilmuda. Ehk siis
ehk siis me oleme kõik panused oma valgusega, sina ka. Lihtsalt vali elada oma kehas. Kuidas seda saab juhtuda? See saab juhtuda siis programmides, seda saab juhtuda, seda saad kogeda 12-nädalases programmis. Sellest teadlikkuse sa saad ka siis kraadimises, kui sa tuled sellesse kõnesse, mis on tasuta, kui sa julged omale otsa vaadata, et sa saaksid teadlikkuse sellest, kus sa asud ja mis sa saad valida, mida sa saad ise valida siis või ükskõik kelle kaudu valida, kas siis Lady Grace'i programm või on see midagi muud, on see mingi raamat või on see mingisugune muu asi, vaid see sina, kes sa tegelikkuses oled, sest sa oled kingitus. Ehk siis, kallid, milline see oleks? Siin on mu laulmine. Jess, Tiia. Kuidas saab veel paremaks minna? Keha teab, ütleb ja. Ego peksab keha üle, et see pole turvaline olla nähtav ja. Rääkida on siin kerge, aga tule videosse ja laula siis rahva ees. Et see on hoopis midagi muud. See on hoopis midagi muud. Et usun, et järgmistes laividest kohtate ka siin meie ees teisi inimesi, mitte ainult mind. Seega siis, kas oled valmis tegelikkuses ühenduma oma kehaga ja mis panus saan mina sulle olla, kallis? Ja mis siis, kui nähtavus on turvaline? Mis siis, kui turvalisus ongi sinu julgus teada, et sind ei hävita miski. Sa ei sure kunagi ja sa ei lõpe kunagi ja sa ei alga kunagi, vaid sa oled armastus, valgus ja tõde. Imelist kaunist päeva sulle. Kohtume homme.